Tere! Tutvustan teile täna jälle raamatuid, mida olen viimasel ajal lugenud. Ja viimasel ajal on mu lugemislauale sattunud päris palju häid ja erinevaid raamatuid. Ja esimene on siis selline krimka, Elly Griffiths Pimeduse ingel. See on siis Ruth Galloway sarja 10. osa. Ta on tegelikult loetav ka täiesti iseseisvana, sest juhtumid on igas nendes raamatus erinevad. Et ma muidugi soovitan alustada sarja algusest, kes veel ei ole seda lugenud, et nende peategelaste elud liiguvad küll edasi erinevate osade kaudu. Aga muidu täiesti võib lugeda ka lihtsalt, kui ei ole enne lugenud. Et kes tahab lugeda inglise keeles, siis Tallinna raamatukogud.overdrive.com on see e-raamatuna täiesti olemas. Aga siis seekordne osa on natuke teistmoodi, et Rutt on väsinud ja siis ta saab oma ühelt kooliaegselt tuttavalt nagu telefonikõne. See tuttav elab Itaalias, ta on ka arheoloog. Ta kutsub Rutti sinna Itaaliasse ühtede luudega tutvuma, mis ta on väljakaevamistelt leidnud. Ja Rutt võtab seda reisi kui puhkust, et ta läheb oma väikse tütrega ja sõbrannaga Itaaliasse. Seal on soe, nad käivad rannas, käivad väljas ja siis vahepeal vaatab need luud ka üle. Aga no muidugi ei saa ilma mõrvata. Ja seal Itaalias selles väikeses külakeses tapetakse üks inimene, kelle mõrv siis šokeerib tervet seda kogukonda. Ja muidugi on Rutt ka kaasatud sinna uurimisse. Omal käel ta uurib, mitte siis koos politseiga. Aga siis see peainspektor Nelson saab ootamatult teada, et Rutt on koos nende väikese tütrega läinud Itaaliasse ja kuna seal oli parajasti maavärin ja ta ei saa Rutiga ühendust, siis ta muretseb ja nad lähevad ka sinna. Ja siis ühesõnaga selline põnev raamat, kus alguses nagu suurt midagi võib-olla ei toimugi, aga mind haaras kohe esimestest lehekülgedest kaasa. Üldse selle sarja raamatud on minu jaoks kuidagi põnevad ja kaasakiskuvad, et siin midagi ei ole ka pealt näha selge, et kes see tapja on, selgub ka muidugi lõpus, aga siin hästi põnev ja kaasahaarav raamat, mida siis soovitan lugeda. Järgmine raamat on nüüd hoopis teisest mastist, on Türgi kirjaniku Sabahattin Ali Kasukaga Madonna. Ja see on ka Tallinna raamatukogud.overdrive.com e-raamatuna olemas, kes tahab siis inglise keeles lugeda. See on natuke omamoodi raamat, et kõigepealt on siin üks peategelane, noor töötu meesterahvas, kes siis käib lihtsalt linnas ringi, sest muud tal ei ole hetkel teha. Kohtub ühe klassivennaga, kes on rikas, kes siis otsib talle töö enda firmas. Ja seal firmas kohtub ta ühe teise mehega, kelle nimeks on Raif Effendi. Ja see Raif on sellise kehva tervisega ja see noormees viib talle siis mingid tõlketöid koju kätte, et siis ta seal saab toimetada. Ja niimoodi ta tutvub selle Raif Effendiga. Ja Effendi usaldab talle enda päeviku, milles on siis selle Raifi lugu kirjas ja põhimõtteliselt ülejäänud raamat ongi selle Raif Effendi lugu, kuidas ta kolis Türgist Berliini õppima seebitegu, sest tema isal oli seebifirma ja isa tahtis, et ta õpiks siis seda, et ta tulevikus saaks firma üle võtta. Aga Raif eriti ei olnud sellest huvitatud, et ta oli rohkem sellise kunstniku tüüpi mees, et ta oli selline õrnahingeline ja kuidagi üksik.
ja see üksinduse tunne on siin raamatus peamine minu jaoks, sest ta kogu aeg nagu lapsepõlvest alates, tal ei ole sõpru, tal ei ole lähedasi suhteid enda perekonnaga ja ka Berliinis on ta üksik, ta elab pansionaadis ja käib kunstimuuseumites, kuni ta siis satub ühe maali otsa, mille pealkiri ongi Kasukaga Madonna nii-öelda. Et see maal avaldab talle väga muljet, see on ühe daami autoportree ja seal muuseumis ta kohtub selle tüdrukuga ka ise ja nad lubavad jääda sõpradeks, et tüdruk ütleb talle kohe, et midagi enamat neist ei saa, aga tundeid ei saa ikkagi valitseda ja siis see on selline õrn ja delikaatne armastuslugu, aga samas see üksinduse tunne on siin ikkagi jääb minu jaoks peamiseks teemaks. Et ta ei ole just kõige kergem lugemine, vähemalt minu jaoks ei olnud. Et see raamatu teine pool oli kõitvam. Siis kui see armastuslugu pihta hakkas, et see oli hästi ilusti kirjeldatud ja keeleliselt ka väga kaunilt kirja pandud, et mis juhtus ja mis neist sai, et selline ilus Türgi raamat nii-öelda. Et siin on väga põhjalik saatesõna ka ja mulle tundub, et kirjanik on saanud enda mingitest elukogemustest inspiratsiooni selle raamatu kirjutamisel. Nii, ja järgmine on siis ka üks põnevik, paljudele võib-olla juba tuttav, Frida McFadden, Sissetungija, et see on praegu tema viimane raamat, mis eesti keeles ilmunud on ja kes on teda enne lugenud, siis teavad, et ta oskab väga põnevalt kirjutada. Et tal küll need võtted on enamasti suht samad, aga tead, et igas raamatus on mingi pööre, mis muudab kõik loo teiseks. Ja siin on ka peategelaseks on jällegi töötuks jäänud noor õpetaja Casey, kes siis peale töötuks jäämist on kolinud üksildasse metsamajja, mis ei ole just kõige paremas seisukorras. Ja parajasti on saabumas torm ja ennustatakse, et tuleb väga tugev torm, et varuge endale toitu ja küünlaid. Ja selle maja katus ei ole just kõige paremas seisukorras, tal on õues puu, mis võib iga hetk ümber kukkuda. Ja siis, kui see torm pihta hakkab, siis talle tundub, et keegi luurab ümber maja. Ja nagu sellistes raamatutes ja filmides ikka, siis ta peab minema uurima. Ja ta avastab enda kuurist ühe teismelise tüdruku, kelle ta siis kutsub majja, et kuuris on ohtlik sellise tormiga olla. Muidu oleks kõik nagu normaalne, ainult et see tüdruk pigistab peos nuga, millest ta keeldub lahti laskmast ja tema riided on üleni verised. Et sealt hakkab lugu hargnema ja kas mõlemad elavad selle öö üle, et mis seal toimub, mis selle tüdruku lugu on ja mis on selle õpetaja lugu, et miks ta töölt lahti lasti ja miks ta seal üksi redutab. Et selline põnev, kaasahaarav raamat, mida on raske käest panna ja siin on peamiseks küsimuseks see, et mida peab üks noor inimene tegema, et abi saada, kui keegi nagu ei pööra tähelepanu. Et selline väga põnev raamat, mida kindlasti soovitan lugeda. Ja järgmine raamat on minu jaoks väga healt kirjanikult Eduard Louis Ühe naise võitlused ja metamorfoosid. Et see on temalt 3. raamat eesti keeles. Enne on tal olnud Muutuda meetod ja Kes tappis minu isa. Ja see raamat on siis põhimõtteliselt samal teemal, nagu tal need eelnevad,
et siin on see klassivahed, majanduslik olukord, kuidas need mõjutavad siis inimest, see vaesus ja kõik see. Ja ta räägib enda ja enda perekonna lugu mitmetes, oma kõigis neist raamatutes, mis eesti keeles on ilmunud. Kuidas muutuda meetos keskendus talle endale, teine raamat nagu arusaadavalt isale, siis see raamat on tema ema elust. Et kuidas ta jõudis sellisesse olukorda, nagu ta jõudis, et ta tegelikult tahtis saada kokaks, ta läks isegi kooli, aga ta jäi rasedaks ja kuidas siis jäid koolid pooleli ja kuidas ta ühest halvast suhtest läks teise ja kuidas ta siis lõpuks 45-aastaselt otsustas oma mehe maha jätta ja lõpuks elada sellist elu, nagu ta vääris. Et see on hästi lühike, lugemine läheb hästi kergelt, et teema muidugi ei ole võib-olla kõige kergem, kõik need sotsiaalsed probleemid ja tõesti see vaesus ja kuidas see mõjutab inimese elu ja tema tundeid ja mõtteid. Et hästi kirjutatud, et ma igal juhul soovitan, et ma leidsin siit päris mitmelgi korral äratundmist. Et väga hea raamat igatahes minu meelest. Ja järgmine on ka väga hea raamat, ka eestlastele juba tuttav kirjanik Narin Abgarjan, Inimesed, kes on alati minuga. Et ka üks kirjanik, kes kirjutab väga hästi, väga ilusalt keelega ja tõlgitud on ka hästi. Et see raamat siis koosneb, mis oli 13 jutust, aga need ei ole eraldiseisvad jutud, et nad moodustavad kõik sellise ühtse terviku ja perekonnaloo, et saab siit ühe suguvõsa 3 põlvkonna saatused teada. Alguses on enamus nendest juttudest ühe väikese tüdruku silmade läbi ja ta palubki ennast kutsuda tüdrukuks teatud põhjustel. Selle kohta saate siit lugeda, miks ta nii palub. Et väga südamlikult ja hoolivalt on kirjanik oma tegelastesse suhtunud. Et see väike tüdruk, ta ei käi veel koolis. Tal on tõesti hästi suur suguvõsa, tal on mitu nii-öelda vanaema, kes kõik muidugi ei ole tema vanaemad, vaid on vanaema õed. Aga ta kutsub kõiki vanaemadeks, siis tal on vanaema, isa ja ema ja onud ja hästi suur suguvõsa ühesõnaga, kes kõik siis on sellised toetavad üksteist ja muidugi vahepeal väiksed nääklused on ka, aga see suguvõsa on pidanud üle elama erinevaid sotsiaalseid sündmusi, mis eelmisel sajandil inimesi mõjutas, sõjad, Armeenia, Aserbaidžaani konfliktid ja siis muidugi seotus Venemaaga, et kõik need mõjutavasid ka tavaliste inimeste elu. Ja siin hästi tore lugu, et ta kuidagi elujaatavalt suhtus kõikidesse nendesse asjadesse, et jah, juhtuvad kurvad sündmused, et need on elu paratamatus, aga tuleb ikkagi edasi elada, et selline hästi hea raamat, mida soovitan jällegi lugeda. Ja järgmine raamat on ka selliste põnevike austajatele, on Juan Gómez Jurado Must hunt. Ja see on ka Overdrive'is inglisekeelsena olemas audioraamatuna siis, kes tahab kuulata. Et kes ei saa lugeda, vaid saab kuulata, siis seal on praegu olemas. Et see on siis Antonia Scotti sarja teine raamat. Esimene osa on Punane kuninganna ja seda sarja ma soovitan küll lugeda järjest. Et siin selle peategelases on võib-olla muidu natuke raske aru saada. Et muidugi see juhtum, mis ta uurib, on esimesest osast erinev. Et
juhtum on erinev, aga ta on küllaltki seotud ikkagi esimese osaga. Et see Antonia Scott on siis üliterava mõistusega naine, kes siis töötab politsei ühes salajases üksuses koos Jon Gutierrezega. Nad siis püüavad lahendada neid juhtumeid, kus siis on ohtlikud kurjategijad mängus, et tegelevad siis nendega. Muidugi see Antonia on selline küllalt isepäine, et ta vahepeal päris paljudest asjadest keeldus, aga nüüd ta on jälle tagasi ja siis on neil järgmine juhtum. Et seekord saadetakse nad Madridist Costa del Sol'i, kus siis on tapetud ühe maffiaperekonna liige Juri Voronin. Ja samal päeval üritatakse tappa ka tema naist Lola Morenot, kes aga pääseb põgenema. Ja siis Antonia ja Jonni ülesanneteks ongi leida üles Lola Moreno. Aga see ei ole sugugi kerge, sest Lola ei ole ka loll ja tal on teatavad oskused ja lisaks ei püüa üles leida seda ainult Antonia ja Jon, vaid ka maffia ajab teda taga ja talle saadetakse kannule ka selline palgamõrtsukas nagu Must hunt. Ja kes siis enne selle naise üles leiab, siis seda saate lugeda juba raamatust. Et tõesti põnev, kaasahaarav, tekst on voolav ja kuidagi igav lugedes ei hakka. Et ka üks selline põnev raamat, mida lugeda. Ja varsti on vast 3. osa ka ilmumas, äkki selle aasta lõpuks. Vähemalt lubatakse, et eks siis paistab. Ja viimaseks raamatuks on mul üks reisikirjanduse valdkonda kuuluv Jari Järvela Mozzarella kuu ja teisi reisijutte. Et siin on siis erinevad jutud, kus siis autor on käinud, et ta ei reisi üksi, vaid koos naise ja tihti ka koos pojaga. Ja mõnikord on kaasas ka tema vanemad ja sõbrad. Ja need reisijutud on üsna pikast perioodist, nagu ta ise ütles, ta alustas reisimist 17-aastaselt, kui ta võttis seljakoti ja läks raudteega sõitma kuskile Euroopasse. Ja peamised kohad, kus ta siis ongi, on Vahemere ääres Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, Portugal, vahel käib Aafrikas ja mujalegi jõuab. Vist isegi Inglismaal oli. Ja need on sellised muhedad ja humoorikad lood. Siin juhtub igasuguseid äpardusi, aga need on tõesti kõik hästi mõnusa keelekasutusega kirja pandud. Et ei ole tuimad, vaid need on tõesti huvitav lugeda. Ja on tasakaalus ka see reisikirjelduse pool ja siis on nende kohtade ajaloost natuke ja muidugi erinevad toiduelamused ja kuna Vahemere ääres on veinikasvatuspiirkonnad, siis nendes nad käivad ja igast huvitavaid juhtumisi tuleb neil ette. Ja tõesti see on kirjutatud hästi positiivses võtmes, et kes otsib endale sellist hea tuju raamatut, siis see on täpselt see raamat. Et väga hästi kirjutatud, kaasahaarav ja mõnus lugemine. Aitäh, et kuulasite, vaatasite ja kaasa elasite. Järgmise korrani!